Tervist! Me kõik teame seda tunnet, et andmeid on lihtsalt liiga palju. See on nagu tsunami. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et on olemas tööriist, mis suudab selle kaose taltsutada ja seda praegu hetkega? Just sellest me täna räägimegi. Elasticsearchist. Okei, mõtleme korraks. Kuidas on see üldse võimalik, et selline firma nagu Uber suudab reaalajas analüüsida miljoneid ja miljoneid sõite? Iga auto asukoht, iga marsruut ja seda kõike momentaalselt. See tungub ju täiesti ulmeline ülesanneks. Aga just selle taga ongi tehnoloogia, millesse me kohe süübime. Aga teate, mis on selle asja juures kõige lahedam? Kogu see võimas globaalne tehnoloogia ei sündinudki mingis steriilses kontoris. Ei, see sai alguse hoopis köögist ja seda täiesti tavalise igapäevase probleemi lahendamiseks. Nii, hakkame siis pihta. Esimese asjana saame tuttavaks meie loo peategelasega ja teeme selgeks, mis see Elasticsearch üldse on. Uskumatu, aga tõsi. Aastal 2010 ehitas Shay Bannon selle imelise asja põhimõtteliselt sellepärast, et aidata oma naisel retsepte leida. Kujutate ette? See teeb kogu selle keerulise tehnoloogia kuidagi palju inimlikumaks ja arusaadavamaks. Kas pole? Mis see Elasticsearch siis sisuliselt on? No, see on nagu spetsiaalselt tuunitud otsingumootor. Kui talavine andmebaas hakkab suurte andmemahtude all venima, siis Elasticsearch on ehitatud just kiiruse peale. Selle ülesanne ongi leida see kurikuuls nõel heinakuhjast ja leida see kohe. Okei, aga kuidas ta seda teeb? Kuidas on see võimalik, et ta nii kiire on? Vaatame nüüd natuke kapodi alla ja uurime välja, mis on selle kiiruse saladus. Et sellest aru saada, kujutame ette sellist pilti. Meil on kõigepealt klaster, see on nagu punt arvuteid, kes teevad tiimitööd. Selle tiimi sees on indeksid, mis on nagu andmebaasi tabelid või raamatukogu riiulid, kus on sarnased andmed koos. Ja siis on dokument. See ongi see üksik infoühik, see raamat riiulis, näiteks mingi logifail või tooteinfo. See on see põhiarhitektuur, mis hoiab kogu krempli organiseerituna. Aga okei, hea organisatsioon on üks asi. Sellise kiiruse saavutamiseks peab olema midagi veel, mingi salajane nippeks. Mis on see geniaalne idee, see salajane koostisosa, mis annab Elasticsearchile tema supervõimed? Ja siin see on, pööratud indeks. See idee on tegelikult geniaalselt lihtne. Mõelge raamatu sisukorrale või registrile lõpus. Selle asemel, et otsida mingit sõna lehitsedes läbi terve raamatu, lehekülje haaval, vaatad sa lihtsalt registris, kus see sõna asub. Elasticsearch teeb täpselt sama asja, aga lihtsalt miljardite dokumentidega ja millisekunditega. Ja siin näeme täpselt, kuidas see töötab. Kui sa otsid näiteks sõna database, siis süsteem ei hakka kõiki dokumente läbi kammima. Ei, ta vaatab otse siia indeksisse ja näeb kohe, see sõna on dokumendis 1 ja dokumendis 3. Bäm, vastas käes. See ongi see kiiruse maagia. Aga oot, mis siis saab, kui andmeid on nii tohutult palju, et isegi see register ise muutub hiiglaslikuks? Siin tulevadki mängu 2 olulist tegelast, shardid ja replikad. Shardid on põhimõtteliselt selleks, et suur indeks tükkideks jagada, nagu raamat peatükkideks. See teeb töö haldamise lihtsamaks. Ja replikad. Need on lihtsalt nende tükkide koopiad. Kindlustused, kui üks koopia kaob, on teine alles. See tagab nii töökindluse kui ka kiirust. Okei, lähme edasi, sest Elasticsearch ei tegutse peaaegu kunagi üksi. Ta on osa suuremast, meeskonnast. Seda kutsutakse EKLK stackiks ja koos on nad ikka kordades võimasemad. See pilt siin näitabki seda tiimitööd ideaalselt. Kõigepealt on meil beats, need on nagu väikesed agendid, kes koguvad andmeid igalt poolt kokku. Siis tuleb Logstash, mis võtab selle toore info, puhastab ära ja paneb ilusasse formaati. Edasi läheb kõik Elasticsearchi, mis selle salvestab ja indekseerib. Ja lõpuks on Kibana, mis on nagu ilus visuaalne töölaud, kus sa saad kõiki neid andmeid graafikute ja tabelitena vaadata. Kogu teekond toorest andmest ilusa visualiseeringuni. Ja nüüd seome selle kõik päris eluga. Vaatame, kus see tehnoloogia tegelikult meie igapäeva elus peidus on. Te ilmselt kasutate seda iga päev, ilma et arugi saaksite. 1,5 triljonit. See on 1 ja 15 nulli. Täiesti hoomamatu number, eks? Aga just nii palju sündmusi peab näiteks Netflix läbi töötama. Iga üksik päev. Nii et jah, iga kord, kui sa Netflixist midagi vaatad ja see lihtsalt töötab, ilma et pilt hanguks, on selle taga just ELK stack. See analüüsib reaalajas seda meeletut andmehulka
ja püüab kinni kõik vead ja anomaaliad, enne kui need sinu filmiõhtud rikkuda jõuavad. Või teine näide, GitHub. Kujutage ette miljoneid arendajaid, kes kõik üritavad leida ühte konkreetset koodijuppi, sõna otseselt mõttes petabaitide suurusest koodimerest. Ja just Elasticsearch on see mootor, mis võimaldab neil selle õige asja leida millisekunditega. See säästab arendajatele meeletult aega. Ja nii me jõuamegi tagasi algusesse. See, mis sai alguse lihtsast soovist leida paremini retsepte, on nüüd tehnoloogia, mis hoiab püsti internetis suurimaid žigante. See on ju suurepärane näide sellest, kuidas tohutust andmekaosest saab tegelikult luua korda ja leida selgeid kiireid vastuseid. Ja lõpetuseks üks küsimus teile mõtisklemiseks. Me kõik oleme ümbritsetud andmetest nii tööl kui kodus. Kui Elasticsearch suudab leida mustreid ja vastuseid triljonitest andmepunktidest, siis mõelge korraks, millised vastused peituvad nendes andmetes, mis on teie ümber ja ootavad lihtsalt, et keegi esitaks selle õige küsimuse.